Mina arvan, et see esimene asi peaks olema koostöö koolidega ehk siis ja olema valmis vastu võtma seesama noor koolist, pakkuma kas siis läbi töökohapõhise õppe või lihtsalt praktikakohtade seda praktilist kogemust ehk siis sellist kogemuspõhist õpet on täna vaja, sellepärast et me ei saa ilma teoreetilise baasita, aga me ei saa ka ilma praktilise kogemuste, nii et see on, ma arvan, tööandjatele selline oluline mõttekoht, kuidas ma saan need noored enda juurde, sellepärast et võib-olla sealt kasvabki talle tulevikuks üks väga-väga kõva töötaja. Tuleb jätkata samas vaimus, nagu me Nordeconinagi teeme, et me ju teeme avatud uste päevi tudengitele, me kutsume neid objektidele, me käime ülikoolis rääkimas, eks meil on siin rääkimata, meil on stipendiumid, asjad, eks minagi ettevõtte ühe tippjuhina ju panustan nii Inseneriakadeemias kui Nordeconi nimel kui ka erialaliidus, eks. See võiks olla meil ettevõtetel selline elementaarne hügieen. Meil ei saa kunagi olema enam odavat tööjõudu, odavat tooret, põhjatut idaturgu, eks, et me peaks muutuma selliseks kõrgelt haritud, kõrget lisandväärtus loovaks, väikeseks, nutikaks Põhjamaa riigiks, eks. Et ainult värske õhu ja metsaga me kaugele ei sõida. No jällegi siin on ilmselt see, et need ettevõtted pakuksid mingeid lahedaid projekte nendele tudengitele, et see alati ei pea, eks ole, olema võib-olla tudengiorganisatsioon, kuhu nad jõuavad, aga ka mingisugune teine projekt, mida siis saab rakendada, mida see tudeng saab siis nagu lahendada, aga juba oma õpingutega seoses ja siis sealt jälle sellist kogemust saada. Ma arvan, et see koostöö võiks olla rohkem suunatud koostööprojektidele, et kus tudengid saavad olla osalased. Näiteks CERN vajab siin kvanttehnoloogiaid, IT Manufacturing vajab koostööd Suurbritanniaga ja Põhjamaadega, et see kogemus oleks mitte ainult siin Eestis, vaid ka laiem. Ma usun, et see koostöö toimub täna, sellepärast, et ülikool on nii õppe- kui teadusasutus ja insenere vajavad kõik tööstusharud, elektroonikatööstus loomulikult ka. Ja ülikoolist tuleb väga huvitavaid teadustulemusi, mida saab tööstuses juurutada, nii et ma arvan, et see koostöö toimib. Kindlasti saab midagi paremini teha efektiivsemalt, aga meil on õnneks väike riik ja kõik tunnevad üksteist, nii et selles mõttes saame ikka jutule. Ma arvan, ettevõtetel on ju väga hea võimalus panustada õppekavade kvaliteeti, et nendel on väga hea ülevaade praktilisest turuolukorrast ja millist kvalifikatsiooni inseneridelt täna nõutakse. Nii et kindlasti parem koostöö ettevõtete ja ülikooli vahel, et õppekavad vastaksid turunõuetele. No oma erialast tulenevalt, mis on riigikaitse, siis eelkõige näen ju sellist koostöökohta just kaitsetööstusettevõtetele järelkasvus, mis täna on võib-olla kõige kiiremini arenev siis selline haru Eestis ja hästi uudne, nii et kindlasti kaitsetööstusettevõtetele mitte isegi järelkasvu, vaid lihtsalt kasvu tekitada.